Tervitus, Merike numbrite keel. Pole ammu käinud, pole ammu näinud ja ma pole kuskile kadunud, lihtsalt vahepeal on olnud elu, mida on vaja olnud elada. Ja siia on mahtunud ka Eesti reis, aga seekord ainult siis oma lähisugulastega. Ja muidugi sõin ja ostsin ja sõin, niipidi käis jah, Kalevi šokolaadi, sai seda ka vändatud sisse kohe isuga. Jah. Jaa, aga sain hästi lahedat tagasisidet nii nende klientide käest, kes on siis olnud nüüd avalikult siin teie ees YouTube'is. Aitäh teile kõigile usalduse eest. Ja tõepoolest ühes metsahallutuskäigu videos kutsusin vabatahtlikeid katsetama ja aitäh teile kõigile, kes on kirjutanud ja kes on saanud ja vist äkki saabki varsti ring otsa. See on ülivõrdes lahe kokkusaamine olnud. Ja see, et olete nii julged olnud, et ma väga-väga tänan teid selles osas. Et see on väga palju mulle ka juurde andnud. Sest kõik asjad juhtuvad siis siin elus meil millegi pärast. On ju? Et mitte midagi ei ole juhuslikku. Ja kes nüüd vaatas seda viimast videot 20. juuli, ma pean sellest ka rääkima. See on nii pull. Mis siin pulli on, kuule, ega siis siin on käinud igasuguseid asju vahepeal läbi. Kommenteeri siia, mis sinu elus on toimunud viimased aktiivsed 4 päeva. No minul on mahtunud siia kõike. Pisaraid, rõõmupisarad, sellised, igasuguseid asju. Need on olnud päevi, kus ei ole valgeid hambaid paistnud hammaste vahelt. Et selline, et mõtled, et okei, mis nüüd edasi saab. Aga kõik on viimase peale, ehk siis see, milleks mina teid siin üles turgutan ja mida ma tahan ütelda, nii nagu ma ütlesin seal 20. juuli videos, kui sa ei ole seda veel vaadanud, siis soovitan soojalt seda vaadata. Sest teate, siin on nüüd selle, nii nagu ma ütlesin, et astroloogiat olen ma enne numeroloogiat uurinud, aga sinna läks liiga keeruliseks läks see värk minu blondile ajule, aga ikkagi hoian ju näppu kogu aeg pulsi peal. Seepärast, et numeroloogia, astroloogia on nii üksteist toetav. Siis praegu on, kui ma need ei eksi, kas oli Jupiter, Saturnus, Pluto ja Neptuun, on praegu mässavad seal ühe rea peal, mis tähendab seda, et seal on nii emotsioone üleval kui all ja lähedased, elukaaslased ja koostööpartnerid, töökaaslased, lapsed. Ma arvan, et sinna mahub nüüd kõike ja ma ütleks isegi kihvt on see, sellepärast, et vaadake, kui õues on äike, siis see on veitsa selline hirmutav, mis nüüd saab, on ju, ja peale seda on õhk puhas. Et mina arvan, et kõik on millegi jaoks hea. Kõige rohkem, mida ma ütlen, et mis see aeg nüüd meil kõigilt nõuab, on see, et aus olla iseendaga. Ja kui nüüd võtta natukene globaalsemalt seda asja, et nüüd siin numeroloogia maailm on väga seotud ka sellise hingemaailmaga, siis teate, kõik, kes on valetanud endale siiamaani, sääks tahtis ära süüa, pidi ära raputama, siis kõik, kes on valetanud endale siiamaani, siis teate, see vale hakkab välja paistma. Kõik, kes on olnud pahatahtlikud, siis võt siin ongi see, et valgus võidab tumedus äkki või pimeduse, ma ei oska isegi paremini just ütelda. Saate aru küll. Mingi kole tünn on selja taga. Las ta olla. Arvutasime elukaaslasega siin ühe asja. Vot, ja siis nii ongi. Ja te hakkate hästi taipama ja aru saama nüüd nende nädalate jooksul. Ja see aktiviseerus ikka päris tõsiselt 20. seepärast, et minu elus 20. juulil käis ikka selline vinge selginemine, et ma ei tea, nüüd on eriti chill elada. Nagu mega chill. Jah. Et see jätkub kuhugi maani, aga teate, uskuge astroloogiat, numeroloogiat siin sellise koha peal, et kõik läheb paremuse poole. Mis alguses tundub, võib-olla sa praegu oled mingis hetkes, kus hoiad peast kinni ja mõtled, et miks ma olen siin, kus ma praegu olen. Siis usu, et see läheb mööda. Ja alati kõik asjad juhtuvad meie hüvanguks.
kõige rohkem, mida ma tahan sulle ütelda praegu, kes sa vaatad seda videot ja siis tahad ütelda mulle, et no mis sul viga, vaata, sa seal naered ja kõik on hästi. Usu mind, kui sa oleksid 4 päeva tagasi mind näinud ja kes sattuski minu teele nüüd kogemata esmaspäeval minuga vestlema mingeid asju, siis te natuke kuulsite ka asjadest, ma olin ikka täiesti mingisuguses sellises, mitte augus, aga räägin avalikult, sellepärast, et kõik on möödas, kõik on väga hästi. Et siis, mis ma tahtsin ütelda? Kes sa vaatad ja mõtled, et kõik on hästi, siis usu mind, et ei olnud kõik nii hästi, aga nüüd läheb kogu aeg paremuse poole. Ja sinu täpselt samamoodi. See, mis ma nüüd ütlen sulle, on see, mida ma ütlesin esmaspäeval ka videos, pikas videos. Ava oma suu ja ütle, mida sa enam ei taha. Kui palju sina, kes sa praegu kuulad, oled elanud kellegi teise unistusi? Kui kaua sina veel jaksad ennast kõrvale panna selleks, et teisel oleks hea? Vot, ja nii edasi. Vot, eriti teie. Ma tulen jälle selle asja juurde tagasi, mida ma olen enne rääkinud. Vaadake, kui kihvt. On ju? Eriti teie, kellel on siis sünnikaardis seal suguvõsa karma õppetunnis on 12 ja 15. Kui kaua te endale valetate? Jah. Lõpetage kohe ära. Ja nii ongi. Ega mitte midagi enne ei muutu, kui sa ei hakka endale tõtt rääkima. Ja ükskõik, mis kollektiivis sa ka ei oleks. Ükskõik vaata, kas see on paarisuhe või see on töösuhe ja kõik muud asjad praegu eriti hästi annavad tunda need valed paarisuhted, eriti hästi annavad tunda valed töökohad. Ja tänases selles, aitäh, Marge oli vist, aitäh Marge, ma tahan Margot ütelda praegu, sellepärast mõtlengi vist. Et temaga eetriväliselt ka rääkisime hästi lahedalt sellest, et mis ta sünnikaart tegelikult temast räägib ja siis see, et mida ta tegelikult teeb. No sina, kes sa ei tea veel, mida sa tegema pead, siis sul on võimalik siis minuga kas kohtuda videoteel. Vaata koduleheküljel on ju erinevaid versioone on. Ja ma ei saa jätta ütlemata. Siin on nii lahedalt tulnud selliseid väikseid sapilisi kommentaare. Ja teate, ma võtan täiesti rahulikult seda kõike, sellepärast aeg on hetkel selline. Ma ei tee teist välja. Aga ma saan aru, mis su sees toimub. Ma ei võta seda isiklikult sellepärast, et ma saan aru väga hästi, et sul on mingid probleemid seal, millega sa ise hakkama ei saa ja siis sa purskad seda ainult mitte mulle, vaid ma arvan, et sa purskad seal kõigile seda välja. See on sinu probleem. Ja nii ongi. Aga ma olen väga tänulik, et sa siia kommenteerid. Tahaks hullult veel midagi lisada, aga teate, mida rohkem siin maailmas niimoodi ringi tuusaldada, mida rohkem vaadata seda, kuidas osad inimesed, aga õnneks on väga vähe neid inimesi. Tuletage meelde, kui ma aasta tagasi teile kurtsin, kuidas mulle keegi oli siin kommenteerinud, eks ju, ja siis ma olin nii läbi kui Läti raha selle pärast. Aga kui te vaatate siis videotele kommentaare, mida te näete kõige rohkem? Südamed, naeratused, päike, need palvekäed seal ja teate, ma olen nii uhke meie üle. Ma olen nii uhke meie üle. Siis see on midagi enneolematut, vau, mida ma ei kujutanud ette, et 2 aastat tagasi, kui ma hakkasin tegema seda kõike YouTube'i, ma ei kujutanud ette, et see kõik nii lahedalt läheb. Täitsa ihukarvad praegu tõusvad püsti, sest ma olen nii uhke meie üle. Kui palju on tegelikult armastust õhus ja see, mis praegu toimub siin üldse, siis see näitabki seda, et me oleme kõik üks energia ja headus võidab alati. Tuletage meelde, vaadake neid muinasjutte ka, mida siis lastele tehtakse, mida me Tiisus, ma loed sõnad sassi, oota. Mida meile lapsepõlvest loeti või siis me ise lugesime, mäletate kohustuslik kirjandus, muinasjutte maalt ja merelt. Kui ma ei eksi, siis see oli see raamat, kus oli hästi palju muinasjutte koos. Nad kõik lõppevad ilusti ju, on ju. Mis seal nõidjadega juhtub, vaata, igast asju juhtub. Või siis need pahatahtlikud Joosepid seal. Siis ongi niimoodi, et siis need kommentaatorid ka, et nendel on oma elu elada ja nendel on omad asjad saada. Et nüüd on juba 2. aasta, kui ma siin YouTuberdan ja elu õpetab selles suhtes, et olen mina ka tugevamaks saanud.
jah, ja kui nüüd väga vihjata ühele inimesele, ma ei mäleta ta nime, isegi ei süvene sellesse siis, et noh, sina see kõige targem, no mina ei ole tark. Aga ma väga hästi valdan numeroloogiat, selles suhtes ma küll ütlen, et numeroloogias ma arvan, et ma olen juba üsna tubli. Aga te isegi ei kujuta ette, kui palju siin on veel õppida. See on nagu mega palju õppida. Ja aitäh teile selles suhtes, kes te tulete ja usaldate mind, sellepärast, et läbi teie alati ma õpin midagi. Vot. Ja siis, mis on hästi huvitav. Hästi huvitav on see, need inimesed, kes on pikalt olnud mis on see suuline pakett, see kõige suurem pakett, eks ju. Te olete järjekorras. No, mingi 3-4 kuud, eks ju, mõni pool aastat. Ma praegu ei mäleta, nüüd kui te hakkate seal broneerima, keegi tahab seda pikemat analüüsi, siis teie aeg on seal, ma arvan, et see läheb märtsi algusesse. Kuna see läheb sellepärast nii pikalt, et mul on palju asju, mida ma vahepeal teen, nagu te aru saate, et ma lõhki ei läheks, seepärast, et ma valmistun ju kooliks. Ma annan teile teada, millal see valmis on, aga väga hästi läheb juba. Vot. Ja siis mul on veel igasugused muud asjad. Et kuna mul on appi, mis ma näen, ma ei saa praegu rääkida. Jeesus. Tada! Ma pole ammu metsas käinud, siin metsas. Vaadake, mis siin toimub, jah. Ma vist ma pistan põske. Ma pean pärast siia tulema eraldi ilma teieta sööma vaarikaid. Isse, kui palju on? Mega. Meil on kodus ka seal kodu juures neid vaarikaid. Okei, ma jutustan edasi. Kurjam kui head. Ja, Rossi ka läheb siia. Vaadake, miski luuk mul on, jah. YouTuberi elu. Ülevalt on hästi selline, no enam-vähem. Ja siis mul meeldib hullult palju elu käia. Ja võt sellised me oleme siin. Ja Lussi on kuskil seal. Ma ei tea, kas te näete. Jah. Oota, kuhu ma nüüd jõudsin? Jaa. Et palju erinevaid asju. Siis samal ajal ma veel õpin ju mentoriks, mis on hästi lahe, seepärast, et ma ei tea, kas nüüd juba on kodulehel üleval see mentorlusprogramm, aga kui veel ei ole, siis üsna varsti see tuleb. Ja siis selle kuu lõpus, ehk siis selle nädala lõpus pühapäeval on juba vestlusõhtu. Saame kokku. Räägime korduvatest numbritest. Vot. Ja see on nii huvitav. Sellepärast, et jälle see läheb nii, nagu ta alati on siis läinud. Vestlusõhtu teema on siis üks teema, kus ma käin läbi mingisugused teatud asjad. Ja teatud siis selleks teemaks siis selle pühapäeval on meil siis korduvad numbrid. Ja siis peale seda vabas vormis räägime edasi. Et valmistage seal oma küsimusi lahedalt ja nii ongi. Siis vestleme magusalt. Vaatame. Mul on selline tunne, et äkki me teeme veel laivi ka. Täna on neljapäev, äkki teeks homme. Seal Facebooki kinnises grupis äkki teeme mingi laivi poisi. Ma arvan nii. Ja siis, aga ma annan teada. Jah, vaatame, kuidas meil siin läheb. Mis me siin kodus pusserdame. Ja siis esmaspäeval on selline nagu rohkem õppekohtumine või selline, ma käin siis elude numbreid läbi. Ja ma tahan elude numbritest rääkida rohkem, kuidas need mõjutavad teie suhteid teiste inimestega. Mitte ainult siis elukaaslasega, vaid üldse teiste inimestega. Sellepärast, et see elude number ei ole lihtsalt selline, et vau, mul on meistri number, vaata selline, aga siis ma räägiksin veitsa neid pluss ja miinuspooli, mida see tähendab. Sellepärast, et analüüse tehes ma saan aru, et seal on nii palju asju. Noh, näiteks see, et minul on elude number 8, on ju, mu elukaaslas on ka täpselt number 8. Ja oi, kuidas me tegutseme hoopis teistmoodi erinevalt. Noh, siit saab väga hästi aru, on ju, kellel tõmbab kuu miinuse poole, on ju, kellel plussi poole. Ja ma nimetan neid trükivigadeks ja nii edasi. Et no see on selline lõbus protseduur. Ma pole Rossi elude numbrit vaadanud. Et see meie Rossi siin. Noh, saab ju koertel ja kassidel ka vaadata. No, kas vaja on seda, ma ei tea. Vatak, mis ma veel räägin? Midagi ma vist ei räägi praegu. See oli selline huvitav asi. Räägin küll. Siis numbrite keele
need inglikaardid on väljas, eks ju, siis selles suhtes nüüd on nii huvitav. Maris Rom Fletcher on siis see tüdruk, naine, kes müüb neid Eestis edasi, kuna ma olen Soomes. Ja saab talle otse kirjutada. Ma panen meili siia video alla. Ma panin ühe teise video alla ka panema, aga ma vist ei pannud. Et aga kes teab juba Marise meiliaadresit, pange kommentaaridesse, kes saab kiiremini enne mind. Ja siis tema on see, kellega me siis teeme laivi nüüd. Ma kohe ütlen teile sellel laupäeval, ma mõtlen, mis päev see on. Täna 23, 24, 25, 25 juuli ja oli vist kell 3:15:00. Katsetame esimest korda, nii et olge armulised meile. Siis, kus tema hakkab siis mind küsitlema nii nimetatud ja siis me loosime seal ka välja ühe kaardipaki. Ja siis minu meelest me loosime välja seal ka ühe tema raamatu. Ma võin eksida, aga minu meelest oli nii. Et tulge siis sinna ja minu meelest Maris paneb selle veel ka kuskil eraldi veel ülesse. Selle teate. Võt, see on siis nii. Siis meil on üks hästi lahe värk veel tulema siis Rutt Maal. Siis temaga, oota, millal meil temaga oli? Kui ma ei eksi, siis on järgmise nädala kas 28 kuupäev. Tal on ka oma YouTube'i kanal. Issand, mis ta oli, kas Mari Kitsunen või? No okei, kes seal, Rutt, kui sa kuuled, siis pane siia kommentaaridesse need teated ülesse ja kui Maris ka kuuleb, siis pane sina ka teated siia veel ülesse. Et mis värk meil on seal koostöös. Siis Rutiga me ka vestleme, te saate niikuinii teada, me kuidagi moodi ikka oleme teile veel rohkem teada sellest. Järgmine nädal siis teeme ka ühe video. Siis see läheb siis sinna Ruti kanalile ülesse, siis see tuleb kõia numbrite keele kanalile ülesse. Aga me ei tee vist seda laivis, mul on selline tunne. Lussil on kiire tulla praegu. Siis me teeme seda kuidagi nii, et salvestame, siis paneme ülesse. Aga Rutt ka siis küsitleb mind. Võib-olla me hooga mõtleme ka, et võib-olla teeme Rutiga laivis. Vaatame, siin on veel aega natuke atra seada. Et aga siis seal samamoodi loosime välja siis ühe kaardipaki siis numbrite keele oma inglite kaardid ja siis teise Ruti enda kaardid. Et hüpake sinna ka ja siis, oi, konne. Jee! Issand, Lussile ei saa konna näidata. Teate, mis ta teeb nendega või? No ma parem ütle. Et ma loodan, et Lussi ei näe seda. No võt, näed, tuli kohe lootus vahele, on ju? Ja, et siis Rutt tegi sellise issand, registreerimis mingisuguse lehe, kuhu kohta siis saavad need, loosime sealt siis välja inimesed. Ühesõnaga viige ennast kurssi, küsige Ruti käest ja minu meelest on lahe. Ja Rutiga me võtame natukene Carl Jungi teemasid. Kindlasti puudutame narsissismi, ma arvan. Siis teate, enne numeroloogiat ja enne astroloogiat ma arvasin, et ma hakkan rääkima siis narsissismist kui sellisest ja kuidas nendest asjadest välja saab. Ma olen sellest ka rääkinud. Ma olen seda väga palju uurinud. Ma olen nüüd peale seda, kui Eva Lepik ära käis kanalil, siis hästi palju seda ka uurinud ja seostan neid numbritega. Ma olen sinna väikese Elokolm, mulle hullult meeldib uurida. Ja siis, kui kliendid tulevad, siis ma vaatan mingid teatud numbrid, mis korduvad tihti peale ja siis ma salvestan endal siia mälupulgale siia. Et kuidas mis asi nagu mingitel hetkedel reageerib. Ja eriti mulle meeldib praegu on üks selline teema, et suguvõsa karma õppetunnid 15-12, miks ma nendest ka tihti räägin, sest need on kõige rohkem eestlaste ja soomlaste seas ja samamoodi siis hingemissioonid mulle tohutult pakuvad huvi. Ja see, et kuidas inimene siis, kes on seal 45+ või ütleme 40+, et kuidas tema oma hingemissiooniga siis tasakaalus on ja mis tema elus toimub. Nagu mega huvitav. Vaat, nii ongi. Ja selline siis ongi see värk. Nii, mis ma veel ütleksin? Ma ütleksin sellist asja.
Teate, kui lihtne on elada, kui sa tead, milleks sa siia maapalli peale tulid? Hulga lihtsam on elada siis, kui sa tead, mida sa tegema pead. Ja sa hakkad nägema, kuidas sul kõik energiad avanevad. Kõik hakkab justkui iseenesest rulluma lahti. Muidugi sellega kaasneb see, et kaovad ära inimesed, kellega sa enne olid sõber. Olid sõber, arvasid, et on sõber, on ju. Te kujuta ette, millised elumuutused tulevad. Kasutage seda perioodi ära praegu, mis teie elus on, sellepärast, et see täiega puhastab õhku. Planeedid ei ole nagu mässamas ilmaasjata, nad on selleks, et aidata meil puhastada seda energiat, mis meil sees on nagu väga vananenud. Me lõpetame endale valetamise, mis on minu meelest nagu mega lahe. Ja kõik mitte vajalik kaob ära. Laske minna nendel asjadel, mis ei ole enam teie jaoks vajalikud. Palun. Nii. Jah, nii ongi. Mul ei ole vist praegu midagi enam lisada. Mõtteid on palju, aga ma nagu andsin kõik olulisema edasi. Ja siis kohtume juba sellel nädalavahetusel, ehk siis pühapäeval. Laupäeval on Marisega meil live, pühapäeval on vestlusõhtu ja siis esmaspäeval on ka kohtumine, on ju, ma ei tea, kas on koolitus, mida iganes, aga siis saame kokku. Siis ma räägin elude numbritest. Aga seda mitte sellises üldises mõttes, et mis tähendab elunumber see ja see, seda ka puudutan, aga rohkem see, et kuidas sina käitud, kui su elude number on see ja see. Mis on su pluss, mis on su miinus? See on mega huvitav. Päriselt ka. Kas midagi, kuulge. Ja teate, sügisel on hästi huvitavad tuuled praegu puhumas. Luss istub praegu põllu ääres. Ma ei saa praegu edasi jätkata. Näete selline valge asi siin kohas. Kus ma näitan siin. Vaata. Et siin kohas näete, jah. Lussi on seal. Ma arvan, et ootab konnasid. Vaata, mis ma tahtsin ütelda. Et sügisest ja siis talveperioodil ja kevadeperioodil ma arvan, et hakkate rohkem mind ka Eestis nägema. Vähemalt tegime elukaaslasega väiksed plaanid. Ja siis teeme seal midagi lahedat. Mul kogu aeg mõlgub meeles see Jaanika oli vist su nimi. Jaanika käis, ma arvan, et Jaanika käis mul podcastis ja maalimisega tegeleb ja mul kuidagi ei anna südarahu just see raba värk. Ja ma võtan Jaanikuga ühendust ja siis lepime kokku, et teeks sellise asja, et ma tahan ise ka maalimist õppida ja siis, Lussi tuleb. Ja siis teeme sellise mingi rabavärgi. Vot, see on selline asi, mida ma tahan kindlasti ära teha. Vot, ja kui kellelgi tekib mõte, et tahaks kutsuda mind endale külla, siis kõige paremini õnnestub siis Zoomi kaudu, kui vähegi on okei. Ja ma arvan, et Helsingis teeme ka vestlusõhtu. Helsingis espas ma ei tea täpselt, Vandal võib-olla, eks siis näis. Aga hakkame mingit sellist sügise plaane natukene sättima siin, seepärast, et praegu on veel august jäänud, on ju, naudime seda suve. Viimased päevad, eriti planeedi seisud ka tõmbab nagu eriti nagu hämaraks, aga mis ikka teed. Mõnus on ikkagi paljajalused täitsa ära kakerdutud. Kommenteeri, kas sa ka palju liigud ringi. Ja eriti siis, kui on mingisugused mõnusad sellised andmised olnud kodus, vaata, et selline nagu planeedi seisud tahavad vaata vahest, et suud puhtaks rääkida. Siis on eriti hea paljajalu tulla kõndima, maandada pingeid, vaatad tuima näoga loodust ja mõtled, et kõik on hästi tegelikult. Ja, et andke teada, kes soovib siis, et ma tuleksin ka teie vestlusõhtule, siis kirjutage. Kõik andmed on olemas. Ma pole käinud koduleheküljel, aga selline teenus tuleb lausa välja. Ma loodan, et äkki on. Et siis nüüd Zoomi kaudu olen osalenud. Et ei ole vahet, kus kohas sa elad, aga kasutage ära, lepime kõik asjad kokku ja hea meelega osalen. Pange mind televiisorisse. Ma saadan Zoomi lingi ja ma olen telekas ja teid võib seal olla ükskõik kui palju.
ja lepime ajad kokku ja kes nüüd orgunnib sellise asja, et võib-olla sul on mingi ettevõtte mingi üritus või siis mingi tüdrukute kokkusaamine või siis poiste kokkusaamine, ükskõik, mis seal on. Sauna peale ma arvan, et ma vist ei tuleks. Ja selline mingi võib-olla autotöökotta ka ei tuleks. Ma arvan, et ma jätan need vahele. et selliseid üritusi ma eriti ei tahaks, kus kohas alkoholi nagu lihtsalt kallatakse sisse. Et see, ma jätan need vahele, et selline mõnus, viisakas, lahe sünnipäev. Siin käisin ka, millal ma käisin kevadel, jah, megalahe oli. Sellised mulle meeldivad. Et see, kui lahedalt niimoodi, mina ei hakka ju mõõtma, eks ju, kes kuidas neid teeb, aga kui nagu läbuks ära läheb, siis see ei ole minu teema, et ma ei tule sellistesse kohtadesse. Aga sellised, kus on huvitatud inimesed ja me saame eriti vinge õhtu orgunnitud. Vot, ma ei oskagi rohkem ütelda midagi. Ma vist juba 5 korda ütlen seda, on ju. No mis sa teed, kukkusin lobisema. Selline ma kord olen. Näed, tõstsime lilled maha, seepärast et öösel sadas tohutut vihma. Ja ma pean hakkama neid konksude otsa tagasi panema. Homme lubas ilusat ilma. Vot nii, räägi, mis sina teed. Näed, tüdrukud jooksed risti-resti. Aba. Jee. Nii kui ma ütlesin, ma hakkan lõpetama, nii kohe tüdrukud saavad aru, et me on ainult nende jaoks. Ei ole. Nüüd ma teen kohe soomekeelse video ka kohe sappa ära. Vot, ja kuulge, teate mis? Tuli praegu meelde. Kusjuures on nii palju selliseid Eesti naisi, kes on siis Soomes elanud, töötanud, võib-olla töötad ka Soomes. Vaadake, kus on ralli, jah? Jookseb hullult. Et kutsun näiteks, teate mis? Nüüd tuli küll täiega ära. Kui sa oskad soome keelt ja vabatahtlikult tahad, et ma sulle soome keeles teeksin sünnikaardi analüüsi, või siis sul on soomlasest tuttav, kes tahaks endale sünnikaarti, aga ta oleks nõus avalikult tulema välja. Nii nagu nüüd ma olen siin teinud oma kanalile eesti keeles, eks ju. Vot sellist asja ma võtan rõõmuga vastu. Siis võite kirjutada siis numbritekeel@gmail.com või siis numeroidinkeeli@gmail.com. Siis sinna võite kirjutada või küll ma teid kätte saan. Pange pealkirjaks näiteks soome keel või soomekeelne video, et nagu täiega võtaks selliseid inimesi. No vot, aga eeldus on siis see, et sina räägid ka soome keeles ja siis mina analüüsin sind soome keeles. Kuidas kõlab? Ja kui sina seda ei soovi, aga sa tead, et sul on näiteks soomlasest keegi tuttav, kes räigelt tahaks, no vot, see on siis niimoodi, et vaata eetriväliselt ka natukene räägin sulle siis sinust või siis temast, et ta saab teada ja siis on mingisugune sats siis, mis me teeme avalikult. Ja siis pärast sellist isiklikku asju, mis ma ka pärast veel näen midagi, siis ma ütlen isiklikult. Ma ei ütle sellist asju, ma ei pane avalikkusesse. Et nii, bueno. Issa, kui lähe, ma olen nii õnnelik kohe, et ma selle peale praegu tulin. Mul on Soome kanalile vaja sellist asja. Ja siis selline asi ka, et kui te mõtlete selle peale, et vot sa tahaksid, et päris nagu sünnikaarti nagu ei tahaks, aga tahaks küsida mingeid asju, nagu tahaks siit seda, siis tahaks sealt seda küsida. Või siis sina, kes oled saanud kirjaliku analüüsi ja mõtled, et vot nagu tšütt on puudu, vaata, et midagi veel tahaks nagu uurida juurde. Siis minge sinna koduleheküljele numbritekeel.ee ja valige see videokohtumine. Seal on küll ära märgitud, et 1 tund. Hinna näete siis seal ära. Aga teate, üldjuhul see, mida ma nüüd olen aru saanud, siis selle alati üle tunni. 1,5 tundi maks. Ja sa saad selle salvestuse, saad meilile. Ja sa saad küsida nii palju, kui sul sealt Varnost tuleb neid küsimusi. Ja ma ausõna räägin kõik ära see, mida ma näen. Vot, aga ma näen üsna palju juba. Kogu aeg läheb paremaks. Mind ka hirmutab vahest, et nii palju näen. Jah. Ja kui sa nüüd siin kujutad ette, et tahad targutada midagi siin kommentaarides ja mulle ära teha, siis tee seda, kui tahad. Aga minu rong ikka liigub edasi. Ma ei tea, miks ma seda ütlema pidin, aga teate, mulle räigelt meeldib see, mida ma teen. Räigelt. Ma olen nii õnnelik selle üle, et ma leidsin selle. Ja ma olen tänulik üldse universumile, et ta mind juhatanud kõigi nende kogemuste eest, kus ma olen olnud.
ja kus ma aeg-ajalt nüüd ka ikkagi käin ja soperdan ringi. Kõigele olen väga tänulik, seepärast, et uskuge mind, kõik asjad, mis meie elus toimuvad, on meie hüvanguks. Absoluutselt kõik. Tšauki-pljauki, vaatame, kas saame 30 minutit praegu. Saame.